jäänud ainult 1 nädal selleni, et saaks alustada mõnusa jõulupuhkusega. Ja ma saadan teile viimaseks nädalaks ühe meisterdamise video, kus ma õpetan teile tegema selliseid lumiseid klaaspurke, kuhu te saate oma talvise võlumaailma sisse panna. Ma näitan natuke lähemalt ka. Näete, mul on siin üks klaaspurk, kus sees on üks mängukaelkirjak ja üks kuuseoks. Keeran seda ringiratast. Ja selle klaaspurgi tegemiseks olen ma kasutanud siis sükest täiesti tavalist purki, mille sees ennem on olnud võib-olla kurgid või kõrvitsad. See on puhtaks pestud. Ja siis ma kasutasin augurauda ja valget paberit. Tegin endale palju valgeid täppe ja lõikasin kääridega mõne suurema täpiga välja. Ja liimisin need siia purgi peale. Ja kasutasin täiesti tavalist pulgaliimi, jäi väga ilusti kinni. Näete sellist pulgaliimi. Ja liimisin purgi välisküljele täpikesi, mis meenutavad lumesadu. Ma panen ühe juurde veel. Nii, teeme liimiseks. Paneme selle siia purgi külge. Ja siis jääb selline mulje, et ükskõik, mis seal purgi sees on keset suurt lumesadu. Neid purke võib teha endale mitu, et mul on siin tehtud veel üks purk valmis, väiksem purk. Ja siia saab siis panna samamoodi midagi põnevat sisse. Aga mis võiks ühes lumises klaaspurgis üldse olemas olla? Kõik. Mina panin siia sisse ühe kaelkirjaku kuuseoksaga, aga näete, siin on veel, ma unustasin öelda, siin on ka, ma panin purgi kaane peale vatti natuke. Näete. Siis jääb selline mulje, et see, mis seal purgi sees on, oleks justkui lume peal. Aga kui me võtame siit välja selle kuuseoksa ja selle kaelkirjaku mahtus hästi täpselt, sellepärast mul läheb natuke aega, et see siit kätte saab. Nii, siis võib siia panna ükskõik mida sisse. Võib panna sellise traktori või mänguauto. Ja panna siis see purk peale. Traktor on natuke selle purgi jaoks liiga madal, et võite proovida, kas teil on kodus mingid kõrgemaid autoid ja traktoreid, mis mahuksid siis sellest purgi kaelast siia sisse. Siis ma kohe proovin, mul on veel mänguloomasid. Vaata, karu ei mahu siia sisse. Aga mul on üks siuke pisike karumõmm. Nii. Pisikse karumõmmi saab siia väga ilusti panna. Oih, kukkus ümber. Et natuke peab vaeva nägema, et kuna see vatt on pehme, siis pead sättima seda tegelast, kelle sa siia lume sisse paned natukene püsti ja siis purgi peale tõstma. Ja kui tahad, et kuuseoks panna, siis paneme kuuseoks ennem purgi sisse. Ja siis purg sellele tegelasele peale. Väga kiire ja lihtne nipp, kuidas saad teha sellise nagu lumekuuli endale jõuluks ise, võid panna kööki või kapi peale. Ja kui sul on patareididega tulesid, siis võib tulesid siia ka sisse panna. Ma panen siia lõppu veel mõned fotod erinevatest variantidest, mida mina kõike siia purgi sisse panin. Ja kui sina oled ka endale sellise vahva lumekuuli valmis teinud, siis ma ootan suurima rõõmuga fotosid sinu tehtud töödest. Mõnusat viimast koolinädalat. Tšau! Ja ma näitan ühte nippi teile veel. Näete, see karu seisab seal ühes purgis päris kõrgel. Kui teil on selline väiksem purk äkki kodus, mis mahub suurema purgi sisse, siis te saate oma purgi sees olevad tegelased tõsta natuke kõrgemale. Ma panin ühe vati ka sinna alla, siis tundub nagu
karu seisaks jälle lume peal.